Tänane video on siis natuke teistsugune teisest. Nagu te näete, siis nüüd on ka uus helisüsteem, kuna seekord on nüüd mikrofon, nii et meil on nüüd palju parem videosid teha ja kuna täna tuleb teistsugusem video, sest et tavaliselt minu Youtube'i konto, sellel on siis natuke erilisem content, sellised erilised, erinevad videod järjest, aga nüüdsest hakkavad tulema siis episoodid, ehk siis minu nii-öelda sõbra arengust, kuna ta tahab inspireerida teisi, kuna ta ükspäev mulle kirjutas, siis ma mõtlesin, et ma ei saa ju ei öelda. nii et täna me teeme selle video ära ja siis hakkavad tema arengust tulema siit igasugused videod. kuna ta on üks mu vanaisa emu, siis hakkame koos jõuksis käima, mõtlesin, et kui juba käime, siis teeme videot ka. ja ta tahabki siis inspireerida teisi, kuna tal on ühesõnaga üks lugu rääkida, siis mõtlesime, et mis seal ikka, kuna ta juba tahab inspireerida teisi inimesi, siis teeme selle ära. ja eks ta muud ei ole, ma nüüd teen omale valgurikas söögi valmis, ta jõuab varsti siia ja siis me lähme juba jõusaali. me näitame ka, täna ma teen ka rinda, et me näitame ka harjutusi, mina õpetan natuke teda, kuna ta kirjutas mulle, siis ta hakkab nüüd käima, ma ei usu, et esimest korda, aga ta hakkab käima jõusaalis siis suhteliselt tihti. ja kuna ta ostis aastaaja paketi, siis ma arvan, et seal aasta aega tasab ikka korralikult. et testimegi mikrofoni. nii, me varsti hakkame liikuma jõusaali poole ja kuna ma sõin ära, siis vahepeal jõudis ka mu sõber siia. tema on siis see, kes tahab motiveerida ja inspireerida siis inimesi ja põhimõtteliselt öelda, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta. nii et ta räägib oma loo ära siis, mis ma arvan, et see on ma arvan, et üks esimesi lugusid, mis mind paneb ise ka mõtlema, et kuidas kõik võimalik on. ja ega siin muud polegi, ma annan mikrofoni tema kätte ja ta räägib selle siis loo ära. Tervist, mina olen Jarmo ja ma räägin teile oma elulugu, kus 2021. aastal mul juhtus traagiline õnnetus koos Romeni klassivennaga. Sõitsime rahulikult Sau-Kalevikust tagasi kodu poole, kuniks me tahtsime rehvidega teha ilusat häält, aga kahjuks meil oli liiga suur hoog sisse ja ma sõitsin oma sõbrale rattasse sisse, mis juhtus niimoodi ja lõpetas niimoodi, et mul oli vasaku reiel oli 10 sentimeetrine haav. Selle tõttu ma pidin minema haiglasse, põhimõtteliselt opile. Peale seda oli mu elu täiesti rikutud. Ma olin ratastoolis, mu jalg oli sidemes, ma ei saanud üldse liikuda, ma ei saanud jõusaalis ka enam käia. Peale paar kuud taastumist ma olin tagasi oma jalgade peal ja sain jõusaalis käia, aga nüüd see aasta juhtus järgmine, aga seekord oli avarii. Sõitsin õhtul rattaga ja juhtus see, et ma sain paremalt poolt autoga, sain löögi kätte. Päris palju vigastusi oli ja see rikkus ka mu elu. Mul läks kodarluu, murdus ära. Aga nüüd ma olen juba taastunud peale neid mitmeid kuusi ja nüüd ma tahan teha suure tagasituleku. Sest mina usun, et kõik on võimalik, kui sa alustad täna. Ja kui sa ei usu endasse, siis sa pead endasse uskuma. Ära mõtle, mida teised mõtlevad. Mõtle ise enda peale. Tee endast parem inimene ja ära fokusseeri teiste peale, fokusseeri enda peale. Suured tänud ka Romeni YouTube'i kanalile. See inspireeris mind ja ma loodan, see inspireerib ka teisi, sest ilma temata ma ei oleks tagasi siin tema toas ja ma ei läheks tagasi jõusaali. Tema tänudele ma saan minna tagasi jõusaali, ta hakkab mind uuesti õpetama ja ma saan tagasi loodetavasti nii tugevaks, kui ma varem olin. Selline oligi tema lugu ja ega siin muud polegi.
kui te tõesti soovite aidata, siis nagu ta ütles, et võtke meiega ühendust. Te võite ükskõik kuhu meile kirjutada, kui teil on Snapchat, te võite Snappi kirjutada, meie nimed on meie pea kohal. Ja ega siin muud polegi, lähme jõusaali poole ja hakkame pumpama. Rätik, šampoon, kurat, see lendas mööda. I don't lose! I win! That's my job! That's what I do! I don't lose! I win! Nii, loodan, et ma muusikas copyrighti ei saa, aga no kindlasti see mikrofon võtab üles selle muusika, aga me alustame soojendusega ja kuna mul on täna rinnapäev, siis alustame siis väikse soojaga. Nii, ma tavaliselt alustan warm-upiga, et ma lükkan kerge raskuse, teen esimese seti, ma teen soojaks ja siis hakkan juba 3 setti tegema niimoodi, et ma panen raskemad raskused ja siis teen. Et võiks kergelt alustada, siuke 4 on siuke okei. Sellega alustame siis meie esimest seti. Ops, nii. Nii, esimene set soojendus 15 reppi ja nüüd paneme edasi raskemaks, paneme näiteks 6 peale ja siis 6-ga me teeme ülejäänud 3 setti või siis me teeme viimast setti niimoodi, et me paneme 7 peale ja pushime ikkagi failerini täna. Nii et vaatame nüüd, kuidas sellega Jarman hakkama saab. Nii, nüüd lükkame 6 peale ja teeme meie esimese seti ära. Niimoodi on parem. Sinu kord. Nii, minu kord jah. Ja kindlasti ärge unustage ka vett juua, kuna pärast tõmbab suu kuivaks. Et alati olge. Nii, eriti kui gratiin sees on, siis on hea. Okei, teine set. Läksime. Aga ma arvan, et me kõike seti hakka filmima, teeme mõned nii-öelda nagu need klipid siis igast harjutust, mis me teeme. Kui ne hakka veidalt väga pikaks jätma, siis ja tee failerini. Oi. Hoip. Me oleme jõusaalis teinud üles ühe, ma arvan, kõige suurema venna, keda ma üldse oma elus näinud olen. Ja nüüd me küsime su käest, et mis on sinu cheat meal? Mis ma ütles nagu... peamine toit, mida kõige rohkem süüa, et saada sükseks. Ma ei ütleks, et cheat meal on, see on nagu basic nii-öelda chicken and rice. Yeah, okay. Et see on põhiline, et lihtsalt jälgi oma makrod, et piisavalt kaloreid saad. Ja kui tahad kasvada, pead sööma natuke rohkem, kui sa kulutad. Ja oleme järjepidev selles. Ega siin nagu muud ei olegi. Kuulsite sükse venna käest, kindlasti võtke ennast käsile, teeks sama, mis ta ütles ja pane samamoodi edasi. Nii, järgmine harjutus on siis see, et mina ise teen seda 10 kiloga, aga see on niimoodi, et tõmbad nagu ops, niimoodi ette. Ops. Jah, et ta võttis 7,5 kilosed ja teeb siis 12 reppi. Davai, läheb. Ops. Proovi natuke perse tahapoole jätta. 2000 years later. Nii, see on siis põhimõtteliselt nagu bench press, aga ainult istudes. Et ma ei tea, ma lüksin praegu mõne poole 10, kokku siis 20. Ja siis surud niimoodi ette. Ops. Seda ka 15 tükki ja 3 setti. Ja võib-olla 3 setti 15 tükki ei jõua, siis lükkad failerini niimoodi, et kui tunned, et kuskil 12 peal enam ei jõua, siis pushid nii palju, et tuleb failer ja kui lihtsalt ei lähe edasi, siis lased lahti. Et jah, hakkame pihta.
Ops, valesti. Nii, järgmine harjutus on siis alla surumine nendest songadest kinni, samm ette ja ops, siia alla. Ja siis läheb 1 ja 2. See on küll praegu kerge raskus, aga niimoodi põhimõtteliselt käib. Davai, Roman. Davai. Lükka. Double E. Nonii. Davai, tuleb. Väga hea. Ega lõpu peale lähebki tehnika paigast, aga see käib asja juurde. Oota, see läks täiesti mööda. Oota, klapp. No. Okei, käib ka. Davai. Siis istud siia, võtad kangi, sükad üles, siis paned ops. Mul pole mikrofonil seda tutti peal ja ärgi misimeste, kui mul natuke teistsugune heli sellel on, sest et mikker, see tutt võtab nagu teised minu hingamise, see võtab ära. Aga me käime nüüd pesemas ära ja siis läksime ujuma. Nii, me oleme siis jõudnud meie ujumiskohta ja me leidsime põõsast mingi venna veel. Ma just kuulasin vette. Igatahes. Ja kuidas siis tunded... Ühesõnaga, kuidas tunded valdavad? Mul on head tunded. Ma sain just täna emalt keppi. Me lähme ujuma kohe. Ma tean. Mul põõsas vette. Ühesõnaga, aitäh, et vaatasite ja pange kiiresti lähme ujuma. Ütle uuesti. Teeme nii, nagu naised teevad või? Mis mõttes? No kuidas... No nii, nagu kuidas naised vette lähevad. Ai, me paneme kuiva. Mis me kuiva paneme? Siis hakkab soe kiiresti. Ma küll kedagi kuivalt ei taha panna. Naisest. Peaka Sever. Davai, let's go! Mul tuleb pütsid alla! Peakat. Oi. Jaa. No nii, näidake. Pane nüüd! Oi! Mul on selline tunne, nagu ta oli pea põhja ära. Davai, Roman. Koos sa veel välja tulid? Ma teeme YouTube'i videot. Jaa. Me oleme terve päeva peaaegu filminud. Ja terve päev reaalselt ka, me käisime jõuksis ka. Davai, Jarman. Maira, mine ees. See oli mingi pool kõhukas ju. Davai. Kakoi titaan. Bro! Kui teile meeldis see video, siis pange kindlasti like, subscribe ja näeme teid juba järgmises videos. No tšau!